Internet on inimõigus. Või vähemasti meile Eestis meeldib sellest niimoodi mõelda ja sageli on see ka üks väga hästi edukalt levitatud müüt maailmas, et Eestis see nii on. Aga tegelikult, kui te vaatate selliseid ajalehe pealkirja viimastest aastatest ja uudiseid selle koha pealt, siis me elame internetis, kus kümnete ja sadade miljonite kaupa kaotavad selles interneti kasutavad inimesed näiteks oma andmeid, kus nii Hiina-sugused riigid kui ka Ameerika suurettevõtted tegelikult keeravad interneti kasutamise ligipääsu kinni, nagu ise tahavad, või tegelikult ka statistiliselt, et jällegi, et Eestis tundub, et internet on kõikjal, igas soos, igas rabas, aga kui vaadata nagu maailmakaarti, siis ei ole sellist asja veel tekkinud nagu võrdne ja õiglane ja kõigile kättesaadav ligipääs internetile. Ja ma tahaks teiega jagada täna ühte niisugust loogikat, mis võiks viia, või minu hinnangul viib selleni, et internetil me seisame sellise uue interneti tekkimise lävel ja natuke üritan seda teile kirjeldada. Miks see mul korda läheb, on see, et ma olen aastast 1996 olnud internetiettevõtja ja viimased 10 aastat ka investeerinud internetiettevõtetesse. Viimased 9 aastat olen ma olnud krüptotehnoloogiates aktiivselt sees ja sellest on tekkinud mõned mõtted. Lisaks nendele pealkirjadele tänase interneti hetkeseisust on üks niisugune väga huvitav ja võib-olla ka laiemalt majandusinimestele ja ühiskonnainimestele kordamine uuring või niisugune uurimisfirma nagu Edelman, kes avaldab iga aasta sellist usaldusraportit. Ja mis on nende puhul huvitav, nad teevad seda mingisuguses 28 riigis, 36 000 vastajat eelmine aasta, et väga laiapõhjaline. Ja mis seal nagu silma torkab, on see, et aastal 2020 olime jõudnud punkti, kus maailma inimesed arvasid, et ainus eetiline ja pädev seltskond ühiskonnas on ettevõtjad. Ja tänu sellele, et koroonakriisi lahendamisega ja sotsiaalprobleemide lahendamisega ja nüüd humanitaarkriisidega on ka MTÜ-d liikunud sellesse kasti, kus nad on kogu aeg olnud eetilised, aga et nüüd peetakse neid ka pädevaks. Aga mis on tähelepanu, on see, et valitsused või riigid ja valitsused ja meedia, mis siis tänapäeval tähendab ka väga palju tehnoloogiafirmad, on siis küsimus, kas mõeldakse neist kui ettevõtlusest või meedia, on kukkunud sügavale kasti, kus räägitakse seda, et need organisatsioonid ei ole pädevad selles, mis nad teevad, nad polariseerivad, nad ei oska teha, mida nad tahavad, ja nende otsuste taga ei pruugi olla see moraal ja eetika, mida inimesed, kodanikud nii-öelda tahavad. Ja neid trendide muutust jälgida ajas on väga-väga huvitav. Mis see interneti puhul, kui tegelikult täna olla siin Eestis, olla Euroopa interneti kasutaja, siis põhimõtteliselt on sul 2 maailma. Ühel pool on Hiina, mille internet koosneb kommunistlikust parteist, ehk siis see, kas sul on internetis mingi kasutajanimi, kas sinu üle peetakse sotsiaalset arvestust, millised sõnad on chatis lubatud, et kõiki need asju otsustab üks poliitiline jõud. Ja siis teisel pool, ja see on see, mida me kõik kipume kasutama, on see, et on Meta, Google, Microsoft, Amazon, Apple, tänaseks üle $1 trillioni turuväärtusega Ameerika börsiettevõtted kõik, ja siis terve suur laine erinevaid tehnoloogia startup'e, mis ka tasapisi see on muutunud globaalsemaks mehhanismiks, aga need, mida miljardid inimesed maailmas kasutavad interneti, kui nad mõtlevad, ma lähen internetis, kelle tarkvara nad kasutavad, tulevad põhiliselt nendest suurtest ettevõtetest. Ma väidan, et seal vahel on ruumi ja me saame selle asja ära täita. Ehk siis, et minu arust on natuke piiraval mõelda, et see ongi nagu maailma tulevikus kogu informatsiooni liikumine inimeste vahel ja koostöö sõltub kas Hiina valitsusest või USA suurfirmadest. Ja ma püstitaks 3 teesi selle eeltoodu põhjal, et see uus internet, mida maailm vajab, see võiks vastata 3 murele või lahendada ära 3 teemat. Esiteks on see, et tahaks sellist alternatiivi, mis lahendaks ära need tänased suured tehnomured, andmelekked, häkkimine, ebaturvalisus, suvaliste osapoolte võimekus ühendust kinni ja lahti keerata. Teiseks, me peame ehitama interneti, mis oleks oluliselt kaasavam kui täna, mille tegelikult oleks võimalik maailmast ligi pääseda, mille tegelikke toimimismehhanisme saaks otsustada selle kasutajad, mitte niivõrd, ütleme sellised isikuvabaduste ja liberaalse demokraatia väärtused, mida me läänemaailmas väga hindame, muu ühiskonnakorralduses on nagu väga imelik, kui need ei rakendu digitaalse sellise ruumi korraldamisel. Ja kolmandaks, see
usalduse puudumine institutsioonide vastu tegelikult on ikkagi meile ühiskondade ja maailma sellise heaolu seisukohalt väga halb asi. Et mida rohkem me polariseerume, mida vähem me usaldame neid organisatsioone, mida me oleme loonud selleks, et omavahelist tööd koordineerida. Ehk siis, et kuidas iganes me seda uut interneti lahendame, võiks tegelikult aidata selle usaldusprobleemi lahendada ka, mida selle Edelmani graafiku pealt nägime. Enne kui rääkida tulevikust, kiire kõrvalpõige minevikku ja ma usun, et paljud teist siin saalis viibijatest on ka mäletavad, et kunagi tehti Times New Romani musta tekstiga hallil taustal veebilehekülgi ja lingid olid alati sinised. Ja see oli see aeg, kus mina sellesse maailma ettevõtjana sukeldusin. Aga ilmselt vähem te olete võib-olla mõelnud süstemaatiliselt, et mismoodi toonane internet ja tänane internet on kuidagi muutunud või arenenud. Ja ma tooks välja siin mõned parameetrid, et esiteks, mida kasutajad tegid 90-ndatel internetis, oli see, et nad lugesid. Oli seltskond nohikuid, kes oskas internetiga infot panna, aga enamik inimesi luges. See, mida nad lugesid, kippus olema staatiline tekst. Halvemal juhul oli ta pandud blinkima. Aga selline veebileht, mis modemi vilinal aeglaselt laadis ka pildi, oli juba nagu eriline asi. See, kuidas internet organiseerus tol ajal, väga loogiliselt juhtus see maailma ärikorralduse mudeli järgi, ehk siis ettevõtted. Sellest ajast pärinevad ettevõtted nagu Yahoo või Netscape või Google, paljud neist on kadunud tänaseks või oma tähendust nagu vähendanud, paljud neist on tänaseks morfeerunud millekski muuks. Aga mis oli huvitav, oli see, et ka juba tol hetkel internet oli erakordselt hajutatud. Kuigi seal olid ettevõtted, absoluutselt iga ülikool, iga tudeng, iga huvitatud koolitüdruk või poiss võis panna üles oma veebilehe ja selliseid keskseid kohti, et kui keegi tahtis olla internetis olemas, siis ta ehitas oma väikese serveri kuskile, pani mingisuguse arvuti huugama ja et see interneti tegelikult hajutatus, ma markeerin lihtsalt seda sõna, et see on ülioluline interneti alustala, sest tegelikult interneti tekkimise taga olid USA valitsuse teadus- ja kaitseinvesteeringud, mille eesmärk oli luua arvutivõrk, mis peaks vastu ka tuumasõjale. Ehk siis selline hajutatus või see, et sul ei ole ühte punkti, mida eemaldades oleks kogu internet halvata. Et see disaini põhimõte oli algusest peale. Kui nüüd kerida 10 aastat edasi, siis selliseks see internet, mida te kõik täna taskus kannate, on natukene muutunud. Et see muutus on vargsi toimunud, see ei ole nagu, võib-olla te ei ole seda alati nagu tähele pannud, kui see juhtub. Aga põhiline asi on see, et praktiliselt kõik internetikasutajad täna ei ole enam lugejad, vaid nad loevad ja kirjutavad. On see siis Facebooki sõnumi kirjutamine, mõnes foorumis postitamine, Slackid, Google dokumendid, kõik need asjad, kus inimesed loovad sisu või on see lihtsalt ka kuskil Instagramis mingisuguse südame või laigi panemine. Et see sisu tuleb üha rohkem kasutajatelt ja see kogemus on üha vähem staatilise teksti lugemine, vaid ta on interaktiivne. Ta sisaldab pilti, videot, muutuvaid asju, animatsioone, kõike muud ja kõik see tundub nagu väga loomulik. Kunagi need interneti esimese laine ajal olid need asjad ka tehnilise võimekuse taga, aga täna see võimekus on meil kõik olemas. Ja see võimekus on meil kombinatsioon sellest, et meil on mobiiltelefon taskus ja andmed pilves. Ehk siis need märksõnad, mida te olete palju kuulnud. Ja need, kes esimeses internetilaines olid nagu firmad, täna me kutsume neid platvormideks. Ehk siis, et Yahoo kasutajad 95. aastal lugesid, mida Yahoo töötajatest toimetajad ütlesid, nad internetist lugema peaks. Facebooki kasutajad loevad täna seda, mida teised Facebooki kasutajad sinna kirjutanud on. Ehk siis see ühe firma vaatest on muutunud nagu platvormiks, kus inimesed omavahel räägivad. Aga see kontroll on tsentraliseeritud. Selle kohta on tõesti müstilisi lugusid, kui Facebook nimetas ennast Metaks ümber, siis selle samal hommikul ärkas üles Instagrami kasutaja, kellel oli kasutaja nimi Metaverse ja avastas, et tal ei ole enam seda kasutajat. Seepärast, et Facebook oli otsustanud, et tegelikult meil läheb see nime rohkem vaja ja võtnud talt selle ära. Ehk siis, et sulle võib tunduda, et sa oled mingil platvormil, sa paned sinna andmeid, sa kasutad, kõik inimesed suhtlevad, kõik on väga idülliline, aga tegelikult see kontroll on kuskil mõne juhatuse nõukogu või mõne tootejuhi käes näiteks Mountain View linnas. Ja me elame nüüd sellel kümnendil, ma tänaseks juba julgen öelda, et see on juhtunud, ta lihtsalt ei ole veel nii, nagu see kuulus ütlus on, et tulevik on juba kohal, aga ta ei ole veel igal pool. Et me liigume interneti, kus on tekkinud üks nüanss juurde, et siin Raul juba viitas ahvipiltidele, mis on selle võib-olla kõige mängulisem osa täna,
Aga põhimõtteliselt me liigume interneti, kus inimesed saavad mitte ainult lugeda ja kirjutada, vaid ka asju omada. Ja omada osalust projektides, omada mingit digitaalset rahaühikut, omada mingisugust autoriõigust, kinnitada, et neile kuulub mingi asi füüsilises maailmas. Ehk siis et tegelikult see sisu, mis liikus läbi staatilisest tekstist, see interaktiivne sisu, nüüd täna liigub see virtuaalmajandusse, kus on võimalik interneti puhtalt tehnoloogiliselt kasutades osaleda mingisuguses majandustegevuses, ilma et sa käiksid tavamaailmas või vanas maailmas mõne organisatsiooni käest luba küsimas selleks. Platvormidest saavad võrgustikud, ehk siis, et jätkuvalt nagu Facebookis kasutajad suhtlevad omavahel, aga võib-olla nüüd enam Facebooki ei ole vaja ja ma räägin sellest hetke pärast ka. Tehnoloogiliselt olete palju kuulnud plokiahelatest, ehk siis see on niisugune alusfundament, mida ei peagi nagu lõpuni, ma arvan, et keskmine kasutaja sellest muretsema, kuidas see toimib, aga see võimaldab sellist hajutatud kontrolli ja võrgustike omavahelist toimimist. Ja selle käigus, nii nagu eelmise internetipõlvkonna vahetuses, on ühe töölaual ja igaühe telefoni avaekraanil uued logod. Et täpselt samamoodi, et nüüdseks on juba mõne aasta vanused, Bitcoin tekkis aastal 2009, Ethereum 2015, ehk siis viimase mõne või 10 aasta jooksul on tekkinud ja stabiliseerunud need tehnoloogiapakkujad ja need organisatsioonid, kes loovad tehnoloogiat selleks maailmaks. Ja see, millest ma räägin, selline koodnimi või mis jällegi alles setib ja stabiliseerub, et kuidas me seda kõike nimetame, aga et selline kolmas põlvkond, Web3 on võib-olla selline kõige levinum märksõna ja ma lihtsalt tahan ära markeerida, et kui te kuulete, keegi ütleb Web3, siis tõenäoliselt on selle all 1 10 või 20 kontseptsioonist, ehk siis see on niisugune suur amorfne põlvkonna vahetus, kus on sellist palju ehitamise elevust, inimesed teevad plokiahelaid, inimesed mängivad krüptorahaga, inimesed vahetavad kassipilte, inimesed loovad digitaalseid ühistuid või DAO-sid, ehk siis neid asju, mis selle egiidi all toimub, need kõik nagu näevad tehniliselt erinevad välja, see on väga peadpööritav ja segadust tekitav aeg, aga samal ajal kõik see nagu ikkagi, ma väidaks, et põhineb nagu mingisugustel filosoofilistel alustel, mis on nende puhul läbivad. Kui palju teist on kunagi mõnda Web3 rakendust kasutanud? Nii, 2, 3, 4. Okei, ma näitan teile, toib. Ma näitan teile kohe ühte videot, mis teeb läbi ühe sellise suhteliselt lihtsa protsessi. Inimene või kasutaja avab oma digitaalse rahakoti, läheb üle veebilehele, vahetab ühe krüptovääringu teiseks, läheb teisele veebilehele, paneb selle deposiiti ja võtab selle deposiidi alusel välja laenu. Et selline asi juhtub ja siis ma pärast ütlen teile, mis selle puhul nagu on imelik või teistsugune. Ehk siis tavaline veebibrauser, Chrome'i brauser, rahakott nimega Metamask, mis on täna kõige levinum, sellel on, ma arvan, täna kuskil 30 miljonit kasutajat maailmas, kus kasutaja läheb teenusesse nimega Uniswap, otsustab, et ta ostab USA dollarite, 500 USA dollarist Matic tokeneid. Matic on ühe plokiahel nimega Polychain rahaühik. Saab teada, palju see tehing maksab, talle see sobib, teeb oma tehingu ära paar sekundit hiljem, on tal 500 dollarist saanud 344,9 Maticut. Nüüd ta läheb, vaatab okei, et see toimib seal. Nüüd ta läheb teisele veebilehele, mille nimi on Aave. Otsustab, et need äsja saadud tokenid, et ta paneb need hoiusele. Ehk siis hoiustab 350 Maticut, hoiuse intress on 0,39, ehk siis ei ole väga pöörane, aga keval ajal, rahatüki ajal käib küll. Jällegi mõned sekundid hiljem on see deposiit tal toimunud. See seal paremal üleval näitab, et selle konkreetse krüptovääringu intress ajas on kõikuv, see kõik on läbipaistav ja nähtav, et mis seal tuuluvärjasti toimub. Ja siin on näha, et reaalajas on võib-olla siin taha ei paista hästi, aga reaalajas mikrodollarid või muud osad dollarist intress hakkas talle jooksma, mis ta teenib selle pealt. Ja nüüd ta otsustab, et kuna ta süsteemis on tagatis, et siis miks mitte võtta ka näiteks laenu,
dollari laenu intress on hetkel 3,78, muutuv intress sobib selle kasutaja, ta vajutab klõpsti ja on võtnud endale laenu. Kogu selles tehingus ei osale mitte ühtegi ettevõtet. Metamask on tasuta tarkvara, mida saab alla laadida, mitte keegi ei luba või keela sul, kas sa võid teha walleti, vaid sa pead seal oma arvutisse teed endale rahakoti. Uniswap on ports avalikku tarkvara koodi, mis jookseb plokiahelas 10 000 arvutis maailmas, mitte keegi ei saa ühte serverit välja lülitada, öelda, et Uniswap enam ei ole, see lihtsalt on seal ja aegade lõpuni, kuni on Ethereumi plokiahel, eksisteerib see nii kaua, kui ta on seal. See, milliseid asju saab seal üksteisega vahetada, sõltub ainult sellest, mida teised Uniswapi kasutajad teevad. Kui keegi pakub sinna süsteemi dollareid ja keegi pakub sinna mätikuid, siis on võimalik nende vahel vahetada. Ja selle peale teenustasud ja intressid. Kõik selle süsteemi tekkivad tulud lähevad tagasi inimestele, kellele kuuluvad selle Uniswapi tokenid. Ehk siis nad on nagu selle, kõik kasutajad saavad olla osanikud, kui nad tahavad. Aave, selle lõi üks Soome programmeerija nimega Stani, on täiesti detsentraliseeritud laenuteenus, ehk siis kõik saavad pakkuda depositi, kõik saavad võtta laenuintressid kujunenud nõudmisest pakkumisest, kõik see kood on avalik, kõik see on avatud tarkvara, mitte keegi ei saa seda sulgeda, mitte keegi ei saa, selle kogu laenuprotsessis sekundite jooksul ei olnud loomulikult ühtegi inimest, ei tehtud ühtegi krediidikontrolli, sellepärast, et on selle süsteemiga ühendatud turvaline rahakott, kust on võimalik näha, kas see inimene on varased või ei ole. Et sa ei pea teadma, mis ta nimi on, ja kõik need asjad jooksevad täna plokiahelatel, kõik need asjad toimivad, seal on kümneid ja kümneid miljardeid tehinguid toimuvad ja see maailm, ütleme see detsentraliseeritud finantside maailm, miks ma täna just neid rakendusi näitan, et see on sisuliselt tekkinud aastast 2019. Ehk 2 aasta jooksul on tekkinud turg, mis kujutage ette inimesi, kes elavad riikides, kus nende valuuta ei ole stabiilne või neil ei ole ligipääsu pangandusteenustele või et kõik see on nagu täna internetis vabalt kasutatav. Ja loomulikult see ei ole, see on niisugune ilus idealistlik viis ja alati võib nagu, või ütleme väga palju uute tehnoloogiate tekkimisel esimene asi, mille peale inimesed ja ühiskonnad mõtlevad, on see, et mis valesti võib minna. Et ma mõnest nendest asjast räägiks ka, et kui esimene asi on see, et kõik see kõlab kenasti, et on olemas niisugune idealistlik, hipilik tulevikumaailm, kus kasutajad omavad ja ehitajad omavad seda, mida nad ehitasid ja kõik on niisugune kommunaalne ja ühistuline tegevus ja nii edasi. Et palju on kritiseeritud, et tegelikult nagu iga uus tehnoloogialaine, et küll mingi suur tehnoloogia raha võtab selle üle ja ma ei tea, Facebook nimetab ennast ümber metaks ja teeb oma metaversumi. Tegelikult seda on võimalik juba, see on jälle üks niisugune nagu plokiahelate asja imeline omadus on see, et kõik tehingud kogu ajalugu on avalik. Ehk siis, et iga niisugust väidet, iga niisugust kriitikat, et kes kontrollib interneti, on võimalik nagu faktiliselt kontrollida. Ja siin selle joonis peal kõik, ilma detailidesse minemata, siin on ports erinevaid plokiahelaid. Sinine on see osa plokiahela hääletusõigustest ja tulust, mida omavad kasutajad. Ja roheline on kogukond laiemalt, partnerid ja igasugused inimesed, kes selle ümber on. Ja punane on see, mida omavad insiderid, ehk siis Ethereumi puhul näiteks või EOS-i ja mingite võrkude puhul selle tarkvara loojad omavad väga väikest tükki selle õigustest ja kontrollist, et see ongi juba täna faktiliselt läinud kasutajate kätte. Ehk siis see on mure, mida jälgitakse väga tihedalt ja kasutajad väga hoolivad sellest, et nad ei läheks tsentraliseeritud süsteemidesse kogemata tagasi. Teine asi, millest me palju kuuleme eriti Eestis, kuna Eesti oli 2017 maailma üks esimesi ja kõige progressiivsemaid riike, kes avas litsenseeritud krüptotegevusele oma turu, on krüptokuritegevuse maht. Jah, maailmas täna jällegi kõik plokiahelad on avalikud. Kui seda analüüsida, siis nende andmemahtudega on võimalik töötada. Prognoos või hinnang on see, et eelmisel aasta 2021 oli kuskil $14 miljardit kõikidest krüptotehingutest olid illegaalsed, ehk siis lunarahatehingud, rahapesutehingud, kõik muu. Aga mis on huvitav see, et samal ajal 2019, ma ütlesin, et detsentraliseeritud finantsteenused tulid, see legaalse tegevuse maht on kasvanud nii plahvatuslikult, et kuigi me oleme liikunud 11 miljardi pealt 14 miljardi peale absoluutsummades, me oleme liikunud 3,5% pealt 0,15% peale kõikidest tehingutest, mis on illegaalsed tänases. Ehk siis, kui võrrelda seda nagu tavamaailmaga, et kui lugeda ÜRO rahapesu raporteid ja kõik muud, siis tavamaailmas, tavamajanduses, tavapanganduses, ja me ei mõtle siin puhast ja digitaalset Eesti pangandust, vaid me mõtleme siin
faksimasinaga saadetud kellegi allkirju, mingid varifirmad, kes kaupleb sularahaga, mingid asju, mida maailmas tehakse, et see on kuskil 2–5% tehingutest, ehk siis see on suurusjärkude võrra vähem, on see krüptokuritegevus. Miks see on Eestis meie nii oluline, on lihtsalt see, et kuna ebaproportsionaalselt suur hulk maailmas registreeritud krüptoettevõtteid on juhtumisi Eestis, siis kui kas või üks neist on halb, siis tõenäoliselt see kogu meile kaela on nagu suurem. Ehk siis selles suhtes ma tahaks nagu tunnustada Finantsinspektsiooni ja rahapesu inimeste nagu suurt tööd, et Eestit puhtana hoida, aga minu sõnum on see, et globaalselt tegelikult trend on väga õiges suunas, et läbipaistvad finantssüsteemid tegelikult on paremad. Värske näide, Ukraina sõda, väga kiirelt 24. veebruaril oli ka lugeda selliseid pealkirju, mis rääkisid sellest, et mis me sellest SWIFTist kinni paneme, et krüptoga saab ju sellest kõigest mööda. Mis reaalsus oli nende esimeste päevade jooksul, ma jälgisin seda väga tähelepanelikult. See koht, mida riigid saavad kontrollida ja reguleerida, ei ole mitte Web3 ise, see, mis on nende hajutatud teenuste sees toimub, aga riikidel on väga hea kontroll juba täna selle üle, et kuidas saada dollarist Bitcoini, kuidas saada eurost Ethereumi, kuidas sa liigud oma pangakontolt sinna maailma ja tagasi. Ja kui nüüd mõelda seda, et Vene majandus, oligarhid, keda sanktsioneeritakse nii edasi, et nende pangakontodelt või ma ei tea, kui sul on $600 miljoni jaht kuskil ja sul on vaja see kiiresti Bitcoini liigutada, et vaat nende kohtade peal on tegelikult regulatiivne ja kontrollimine vahel, ehk siis näiteks esimestel päevadel Coinbase, üks maailma suurimid börse, pani lihtsalt 25 000 Vene kontot kinni, ehk siis sa ei saa sealt liikuda enam uut krüptoraha osta ja üsna kiiresti tõdeti, et tegelikult seda kardetut ei juhtunud. Aga mis samal ajal juhtus, oli see, et 24. veebruari Eestis vaba päev, laupäev, pühapäev on pangad kinni, laupäev õhtul kell 8 ma sain väga ilusti kanda Ukraina armeele Ethereumi ja sekunditega toetada aktiivselt käivat sõjategevust. Ja soovitan, kui te tahate valida ühe use case'i, mida praegu katsetada, enda peal see läbi teha, siis praegu Ukraina ootab väga seda toetust ja sellist maailma poolt hajutatud, kontrollimatut rahavoolu, mis Ukrainal tekkis ka pangade sulgemise ajal, oli esimeste päevadega $54 miljonit. Niimoodi. Ja see on, ma arvan, tõesti nii sisuliselt väärtused kui ka sümbolina väga oluline asi, mida teada. Nüüd, kas ma ohtudest natuke rääkisin, tegelikult mind huvitavad muidugi võimalused selles valdkonnas, mida mina teen. See on ühte teist juba toimub, võib öelda selle krüptomaailma kohta. Miks ma seda graafikut tahtsin näidata, on see, et isegi ilma joonistamata seda 2009 Bitcoini alguseni, kui 2015 Ethereumi algus, see on siin 0. Ja see joon jookseb, kuskil 2017 hakkas nagu mingi võbelemine ja 2021 tekkisid nagu rahamassid. Ja see on absoluutselt kõikide eksponentsiaalsete tehnoloogiliste muutuste puhul alati täpselt nii, et esimesed aastad või esimesed perioodid paistab see nagu mingi mõttetu jura, mis vahet seal on, kas see liigub 0,1% sinna või tänne, see on ebaoluline, see on lihtsalt mänguasi. Ja siis, kui eksponentsiaalne kasv juhtub, siis kõik jube üllatunud, kus see nüüd tuli. Aga tegelikult tänaseks me oleme maailmas, kus on kuskil $2 triljonit dollari jagu varasid on krüptovääringutes ja liiguvad või vahetavad omanikku kuskil 50–100 miljardit päevas. Lihtsalt võrdluseks, et see S&P 500 kõikide börsiaktsiate turuväärtuse summa on kuskil 40 miljardit, ehk siis see on 1/20 sellest. Kuld, Bitcoini sageli võeldakse kullaga, Bitcoin on kuskil 1 triljon sellest, kulda on täna käibel kuskil 12 triljonit. Ehk siis, et triljonid juba liiguvad, aga teisest küljest Apple'i aktsia maksab ka mõni $1 triljon, ehk siis ta on sisuliselt kogu see krüptomaailm kokku on täna siis ühe väga suure tehnoloogiafirma suune, aga nagu minu nagu see, miks mina sellest elevil olen, on see, et kui sa mõelda kogu maailma interneti ja kogu maailma rahasüsteemi läbiraputamist, et kas see jääb ühe firma väärtuslikuks. Aastal 2020 Deutsche Bank tegi ühe prognoosi, mida päris palju on tsiteeritud, mis on selles suhtes ilus, et kui võtta 0 punkt panna ühele joonele, et see 90ndate interneti massidesse minek ja tänane Web3 rakenduste liikumine ja lugeda aastaid sellest, et siis 2020 vaatasid, et see tempo on enam-vähem sama, nagu oli sellise esimese internetiga, on see kolmanda internetiga ka, ja pankurite omaselt konservatiivselt joonistasid see joone, et kui see samas tempos läheb, et siis aastal 2030 on meil 250 miljonit inimest, kes kasutavad krüptotehnoloogiaid. Täitsa ilus ka värv. Aga pankurid on konservatiivsed. Ehk siis 2020 oli meil 50 miljonit rahakotti, 2022 jaanuariks oli meil 295 miljonit rahakotti, milles oli vahendeid.
Ehk siis see graafik läheb niimoodi, et meil selle aasta lõpuks on ilmselt miljard rahakotti, milles on varad. Ja jällegi, olles eluaeg tegelenud eksponentsiaalsete kasvudega, mulle väga meeldib see graafik, sest ma tean, mis edasi juhtub. Ja miks ma tean, on see, et kõikide uute tehnoloogiate puhul enne kui saalis viibijad auväärsed inimesed seda kõike kasutama hakkavad, on vaja vaadata, mida teevad nohikud nädalavahetusel. Sellepärast, et tehnoloogid teevad seda, mis on nende jaoks tõeliselt põnev ja mis muudab, nad tunnevad, et see tund või see öö, mis nad sinna sisse panid, et see oli kuidagi väga väärtuslik, see andis neile palju tagasi, nad said maailmas mingit esile kutsuda mingit muutust. Ja täna jällegi, kõik on avatud tarkvara, on võimalik lugeda kokku nimeliselt need inimesed, pseudonüümselt nimeliselt need inimesed, kes on koodi kirjutanud, mida kasutatakse plokihääletes. Ja täna aasta lõpuks on neid kuskil 18 000 erinevates avatud tarkvara projektides, mis on iseenesest väga väike arv. Seepärast, et ma ei tea, Google'is töötab neid 50 000 või Microsoftis 100 000, palju iganes. Aga neid tuleb juurde tempoga umbes 3000 programmeerijat kuus. Ehk siis, et see hulk inimesi, kes täna on elevil sellest ja sellesse oma aega panevad, on hämmastav. Ja mida me juba täna näeme, on see, et kui sul kogu see internet on põhineb avatud protokollidel ja täiesti uutel standarditel ja viisidel, kuidas kasutajad saavad ise kasutada oma arvutis olevat või internetis olevat tarkvara ja neid omavahel kombineerida, siis väga väikesed kogused inimesi suudavad teha väga suuri asju. Et mis on juba müstiline, on see, et näiteks siin on erinevad nagu manamaailma finantsettevõtted, nagu näiteks pangandus, valuutavahetus, varahaldus, kindlustus, et sama inimeste koguse juures nende toodete ja teenuste käibed on 10 kordi sageli suuremad. Et näiteks sama Uniswap Coinbase'il on, mis on firma ja vahendab USA dollarid krüptoks ja tagasi, on kuskil 1200 töötajat. Uniswapi päevakäive on sageli sama suur ja seal on 30 inimest, kes kirjutavad seda koodi. Ehk siis see võimendus, mida keskmine arendaja saab teha ja liigutada näiteks miljardite jagu kasutajate väärtus, kui ta kirjutab väga hea tarkvara, on täiesti teisel tasemel. Ehk siis kokkuvõttes need 3 teesi, meil on vaja alternatiive tänastele tehnomõvedele. Web3-s me liigume maailma, kus protokollide omanikud on nende kasutajad ja need inimesed, kes nad lõid. Vastutus on selgem ja vähem konfliktne, et ma ei tea, Facebook peab valima selle vahel, et kas ta täna seisab aktsionäride õiguste eest ja saada rohkem kasutajaid või ta seisab kasutajate õiguste eest, et võib-olla mingit sisu võiks piirata, ehk siis, et selliseid valikuid on palju vähem. Kogu selle süsteemide disaini põhimõtteks nullist peale on hajutatus ja turvalisus, krüptograafia ongi kõige selle vundament ja samal ajal on loodud nagu need andmete läbipaistvused. Kõik tehingud on näha, kõik osalised on näha, otsustusprotsessid on läbipaistvad ja nii edasi, et neid asju nullist disainida on palju lihtsam kui hiljem muuta. Ja kõik see tulemusena pakub nagu täiesti uusi võimalusi osalemiseks ja kaasamiseks ja kasutajate usalduseks ja süsteemide auditeeritavuseks, mis minu hinnangul aitab meil lahendada neid suuri ühiskondlikke usaldusprobleeme ka. Ja meil siin Eestis, mis mulle eriti meeldib, on see, et nii palju ma näen oma Ameerika kolleege või Saksa kolleege või Jaapani kolleege elevuses mingisugusest krüptograafilisest või krüptotehnoloogiate aspektist, mille kohta mina mõtlen, aga me oleme seda Eestis juba teinud. Et kui meil on väike avatud majandus, väike digitaalne ühiskond, meil on ID-kaart, digiallkiri aastast 2001, et siis kõiki neid asju me oleme juba nagu miljoni inimese peal katsetanud, ehk siis, et Eesti võimalus selles kogu pildis on mitte nagu üle võtta neid tehnoloogiaid, vaid me võime õpetada ja me võime liidestuda. Ja tegelikult ma arvan, et see on Eesti majanduse jaoks ka tohutu kasvuhüpe. Krüptovaldkond on õudselt meemipõhine, et kui sinna maailma sukelduda, siis varased nohikud räägivad nagu oma keelt ja erinevatest akronüümidest ma tahaks lõpetuseks võtta ühe, mille nimi on WAGMI, ehk siis We're gonna make it. Ja selle point on võib-olla selles, et kes valitsevad maailma, internet ei kao kuhugi, internetist tuleb uus põlvkond ja seda uut internetti valitseme meie kõik siin. Aitäh!